Tere, õpetaja Kairi siin. Tänases videos vaatame, kuidas harilikke murde jagada. Hariliku murru jagamiseks me korrutame hoopis jagaja pöördarvuga. Ehk kui meil on harilik murd jagatavaks, harilik murd jagajaks, siis ühisel murrujoonel mida me teeme? Me võtame esimese hariliku murru, kirjutame tema lugejad ja nimetajad täpselt nii, nagu nad jagatavas on, aga jagajaga toimetame siis järgmiselt, et murru nimetajast saab tegur lugejasse ja jagatava murru lugejast saab tegur nimetajasse. Vaatame nüüd seda keerulist reeglit natukese näidete peal. Olgu meil naturaalarvuks 3, millega me siis jagame murdu 4/5. Ja mis on 3 pöördarv? 3 pöördarv on 1/3. Ehk me kirjutame jagaja hariliku murruna 1/3, jagatava kirjutame täpselt nii, nagu me saime, korrutame lugejad omavahel, saame 4, korrutame nimetajad omavahel, saame 15, ehk 4/5 jagatud 3-ga annab tulemuseks 4/15. Nüüd vaatame vastupidi, kui jagatavaks on 3 ja jagajaks on 1/2, siis mida me teeme? Naturaalarvu me kirjutame ühisele murrujoonele lugejasse ja vahetame siis jagajas ära nimetaja ja lugeja asukohad ja saame murru lugejasse 2, murru nimetajasse 1. Ja nüüd lugejad korrutame omavahel, saame tulemuseks 6/1, aga me ei jäta mitte kunagi vastust sellisele kujul, et murru nimetajas oleks 1, vaid me anname vastuse täisarvuna, ehk siis tulemuseks on 6. 3/2 jagatud 1/2 annab meile tulemuseks 6. Lähme edasi. Vaatame, kui meil on siis mõlemad, nii jagatav kui jagaja harilikud murrud. Ehk me toimetame siis täpselt selle reegli järgi, mis ma alguses ütlesin. Võtame esimese murru lugeja ja nimetaja, kirjutame nad täpselt nii, nagu nad alguses on, aga murru nimetaja, jagajas oleva nimetaja viime ühisel murrujoonel lugejaks ja lugeja viime ühisel murrujoonel nimetajaks. Ja mis meil nüüd on? Meil on siin võimalik taandada. Me taandame omavahel 4 ja 2, saame tulemuseks nimetajasse 1, lugejasse 2, taandame 5 ja 15, jälle saame nimetajasse 1, lugejasse 3, ehk meie tegelik korrutamise tehe on siis 2 × 3 ja me näeme, et nimetajas on jälle 1 × 1, ehk me võime kohe vastusesse kirjutada, et tulemuseks saime 6, ehk siis 4/5 jagatud 2/15 on 6. Ja nüüd vaatame seda kõige keerulisemat varianti, kui meil on jagamise tehtes segaarvud.
Selleks, et mäletatud korrutamise puhul, et segaarve korrutada, oli vaja neid teisendada liigmurdudeks, täpselt sedasama tuleb teha ka jagamise korral. Ehk siis teeme seda nüüd kohe ühisel murrujoonel. 2/1/3 on liigmurruna 7/3 ja nüüd 1/1/6 on siis 7/6, aga kuna oli vaja lugejal ja nimetajal asukohta vahetada, siis me saame korrutamise tehtesse 6/7. Ja nüüd jällegi saame taandada, 7 taanduvad 1 ja 3 ja 6 annavad siis 3-ga läbijagamisel nimetajasse 1, lugejasse 2 ja lõppvastus on jälle 2. Sellega olen nüüd kõik näited läbi lahendanud. Sinule soovin edu!